2. oktoobril toimub Avinurme gümnaasiumis kastanimunade koksimise võistlus. Kastanimunade koksimise võistlus on väga populaarne Inglismaal ja Iirimaal. Seal peetakse suuri meistrivõistlusi ja mitte ainult lastele, vaid ka täiskasvanud inimestele. Mäng pärineb juba 1821. aastast, aga siis mängiti seda teokarpide või maapähklitega. Kõigepealt mine otsi üks kastanipuu ja selle alt üks kastanimuna. Meil on üks suur kastanipuu koolimaja ees. Lisaks kastanimunale on sul vaja suurt sukanõela või kruvikeerajat ja nöörijuppi, umbes 20 cm pikkust. Tee kastanimuna sisse auk. Ole ettevaatlik. Pane nöör kastanimunast läbi ja tee otsa sõlm. Mängijad löövad kordamööda vastase kastanimuna pihta. Kui nöörid lähevad sassi, siis see, kes esimesena kastanimuna hõikab, saab ühe korra veel lüüa. Kui mängija lööb vastasmängija munast mööda, siis võib ta 2 korda veel proovida. Kui kastanimuna kukub maha, siis kui see, kelle muna maha kukkus, hõikab esimesena, ei trambi, siis ta saab ühe korra veel lüüa. Kui aga teine mängija jõuab enne öelda trambin, siis võib ta vastase kastanimuna katki trampida. Leota kastanimuna eelnevalt äädikas vähemalt 8 tundi. Küpseta kastanimuna ahjus 200 kraadi juures mitte rohkem kui pool tundi. Harjuta kodus. Ole kastanimunaga koksides ettevaatlik ja ära tee teistele mängijatele haiget. Valige oma klassist välja 4 õpilast, kes teie klassi esindavad. Osa saavad võtta 5. kuni 9. klassi õpilased. Registreeri võistlejad õpetaja Kristi Lõbu juures. Kallid 5. kuni 9. klassi õpilased, olete oodatud 2. oktoobril toimuvale kastanimunade koksimise võistlusele, mis toimub meie kooli aulas.